Nii, mina räägin siis Salme teisest laevast leitud koeraluudest. Miks teisest laevast? Lihtsalt sellel lihtsal põhjusel, et esimeses laevas koeraluid ei olnud. Nii et põhjus on väga lihtne proosaline. Tegelikult tavaliselt viikingiaegsetes, vendeliaegsetes matustes on koerad väga tavaline hauapanus, aga mingitel asjaoludel esimeses laevas ei olnud. Ega ta ei ole päris ainus ka, kus ei olnud. On neid teisigi olnud. Nii, paar sõna siis üldist ülevaadet, mis loomade luid üldse leiti. Mul on nad siin nüüd 3 eraldi satsi nagu pandud. Kõigepealt need, mis olid otseselt siis inimlustikega seotud piirkonnast, ühesõnaga põhimõtteliselt segamata kihid. Siis teine rühm, kust oli suhteliselt vähe luid, oli päris laeva põhjas pardalaudade peal. Neist enamik tulid, ma näitan pärast järgmise pildi peal, siin on raske näidata. Ja siis on pindmised kihid, segatud kraavid, igasugused teed, igasugused needsamused pommiaugud, mis iganes, kus tuli ka suhteliselt palju. Nii, liikidest on siis veis, koer, võtame niipidi. Nii, veis, kitsed lambad, kodusiga, koer, hobune, karu, kärplased, närilised, siin on mingid paar hiirekest, siis linnud, kelle hulgas oli, teises laevas oli kanakull ja siis oli rabapestrik. Ja siis on veel kalaluid. See karuluu, selle märgin ka siin veel ära, tegemist on ühe küünise luuga, mis on siis kõige tõenäolisemalt karunahaga sattunud hauda. Ja karuluudest tegelikult need siin ei ole mul kirjas, oli 2 kihvripatsit ka. Aga need on arheoloogilise materjali hulgas. Nii, kus asusid Salme laevas, kus meil õnnestus kindlaks teha, kus koerad olid. Nii, kõige paremini oli säilinud esimese koera luustik. See oli see sama, keda Jüri juba näitas, kuidas tema saba paistis. Ühesõnaga, see on nüüd enam-vähem tervelt säilinud. Teisest koerast, teine koer oli siis esimesest pisut siia, ütleme laias laastus lõuna poole. Teisest koerast oli säilinud ainult kõige tõenäolisemalt oma esialgses kohas alalõualuud ja mõned väikesed koljufragmendid. Siit tuli tegelikult see pommilehter, mis oli pinnase lõhkunud, nii et päris kindlalt ma ei julge öelda, kas nad on ikka oma esialgses kohas, aga tunduvad olevat. Nii, kolmandast koerast on säilinud siin oli üks kaablikraab, eks ole, ja siin oli nüüd see koolimaja juurde viiv tee. See, mille betooni kühvliga läbikaevamisest Jüri rääkis. No tegelikult kaevati ka labidatega ka. Nii, kolmanda koera, siin olid säilinud 2 inimluustiku luud, ainult sääreluud ja siis labajalad. Ja väga naljakal kombel on kolmandast koerast in situ säilinud täpselt samamoodi sääreluud, pöialuud ja varbalülid. Aga siin piirkonnas oli veel ühe teise koera luid, kelle me siis nimetasime 4. koeraks. Aga nendest ei olnud mitte ükski in situ säilinud, nad olid kõik segatud. Ja siis siit pommilehtrist ja sellest kaablikraavist tuli veel ühe koera luid, nii alalõualuid kui ülalõualuid, mis ei sobinud sellele teisele koerale, selle sai siis nimetatud 5. koeraks. Ja 6. koer, vähemalt 6. koer on ka veel, aga temaga oli nüüd see asi, et on suuremad kasvukoer ja tema luud tulid siit 2012. aastal avatud kaevandist. Varasemad 2010. aasta kaevandist ma nagu tema luid ei suutnud leida. Aga seal on jälle üksikud luud, muide see koer sai ka igaks juhuks dateeritud, et kas on tegemist ikkagi matusaegse koeraluuga, jah, on küll. Dateeringut ma praegu peast ei mäleta, ei hakka ennustama. Nii, siin on nüüd siis natukene lähemalt seda esimest koera veel, kuidas tema siin nende luustike juures on ja siin on siis selle teise koera lõualuud ka näha. Ahah, siin on nüüd tõstuki pealt
see oli eelajaloolisel ajal, kui me kaevasime, toona veel droone ei olnud, tänapäeval ei hakka keegi tõstukit ilmselt kohale kutsuma. Aga ühesõnaga tõstuk ajas meil täiesti asja ära, kopas, julgemad ronisid sinna koppa, tegid pilte. Ei, sul korbiga tõstuk oli meil, eks ja. Nii, siit on nüüd näha selle esimese koera. Võt see tagumine osa, need puusaluud, mida siin Jüri juba enne näitas ja sabalülid, need me olime ja reieluud ka, need me olime sunnitud siit praktiliselt kohe ära korjama. Ja põhjus oli väga lihtne, põhjus oli selles, et kuna see oli kuiva liiva sees, siis nad lihtsalt ei püsinud seal paigas. Nii kui keegi natukene lähematki mööda jalutas, hakkasid need luud oma iseseisvat elu elama ja siis selleks, et nad üldse kätte saada, olime sunnitud ära korjama. Nii, siit on siis nüüd näha selle koera selgroog. Koera pea tuleb, tegelikult koonu osa kihvad peaksid siit ka paistma, tuleb siin selle onu õlavarreluu alla. Nii, ja selle teise koera lõualuud on siin kuskil. Nii, siin on ta nüüd täpsemalt, siin enne tekkis küsimus, kuidas saab seda koera matta niimoodi, vaata, siin pildi peal mul ka ei ole kahjuks kõrgusi nii hästi näha, nii, see on nüüd see esimene luustik ehk luustik A, kui ta kuskilt foto pealt välja paistab, tema jääb nüüd natukene madalamale, kui siin need koera sabalülid, nii nagu Jürigi selle pildi peal näitas. Nii, need järgmised luustikud, see oli meil fotode peal, on ta luustik R ja see siin on luustik N, need olid väga laeva põhjas juba, no praktiliselt laeva põhjas. Nii, ja see koer nüüd, kuidas, Marikal siin tekkis küsimus, et kuidas sai, miks koer ei ole viimasena maetud. Parras on, eks ole, kaldus. Parras on põhimõtteliselt kaldus, eks ole. Nii, ja koera sabaots on siin kujuteldavalt üleval ja koonu osa tuleb siia allapoole, piki seda kaldusparrast. Selle koera tagumik oli veel kilbikupla peal, ühesõnaga see kilp on olnud ka siin vastu parrast, kuna parras on kaldus, siis annab teda niimoodi sinna asetada. Ma üldse ei välista, et see koer pandi mingi hetk sinna paika. Noh, teoreetiliselt on võimalik, et see koer pandi ka veidike hiljem, kui see luustik siin, alati annab surnul käsi üles tõsta ja koera pea tema käe alla panna. Aga põhimõtteliselt ei saanud seda koera niimoodi panna kindlasti siis, kui oli juba paika pandud see surnu. See kõrguste vahe läheb liiga suureks, see ei ole võimalik ja märgatavalt hiljem ei olnud võimalik kindlasti seda koera matta, sest siin sellel luustikul oli, siin on õlavarreluu, siin on tema abaluu, õlavarreluu pea oli korrektselt abaluu vastas, nii et ühesõnaga see luustik on olnud in situ seal, kui laip oleks lagunenud selleks hetkeks, siis oleksid need luud hoopis teise kohta liikunud. Nii, siin selle koera juures on, siin on veel mõõgad, millest Jüri ilmselt teile homme räägib. Ja siin oli, ja kuskil siin allpool olid mingid nooleotsad ka. Nii, siin on veel natukene sellest esimesest koerast pilte. Nii, ja esimese koera selgroog oli läbi raiutud, vähem siit rinnakorvi tagant. Selle pildi pealt ei ole see nii hästi näha, aga siin on nüüd täiesti konkreetselt näha, et selgroog tuleb siit, eks ole, pea jääb siia poole, siit tulevad rinnalülid, nimelülid, tulevad siit, siin on viimased roided. Nii, ja siit on ilmselgelt näha, et see luu on paigast nihkunud ja siin on põhimõtteliselt on raiejälg ka, seda ma pärast ka näitan. Nii, esimese koera luustikust, ta oli väga ebaühtlaselt säilinud. Kõige paremini oli tegelikult säilinud see liiva sees olnud tagumine osa. Siin on nüüd siis, siinpool on siis parem külg esitatud, siin on vasak külg esitatud. Ühesõnaga, reieluud olid
sääreluud olid väga hästi säilinud ja olid säilinud ka kannaluud, pöialuud, varbalülid. Suhteliselt väga hästi olid säilinud ka selgrolülid, välja arvatud siis kaelalülid, aga see osa siit olid kõik enam-vähem normaalselt säilinud. Roietega on nüüd niimoodi, et kuna koer lamas parema külje peal parema poole roided, mis olid seal vastu parrast, need on paremini säilinud. Vasaku poole roided on, tähendab jah, nad olid kaevandis jälgitavad, aga nad on praktiliselt fragmentidena säilinud. Abaluudest ei ole oluliselt üldse midagi säilinud. Kaelalülidest on säilinud ainult fragmentidena esimene kaelalüli ja natukene paremas seisus teine kaelalüli ja koljust, ajukolju ja näokolju on, see tähendab kaevandis olid veel, me võtsime isegi monoliidina välja ülalõualuud. Aga kahjuks olid nad ikkagi ainult pinnasega seotud, lihtsalt luupuru oli, nii et siit sai päästetud ainult hambad lõpptulemusena. Ja esikäpad siis on ka suhteliselt, vasak on natukene paremini säilinud, parem on kehvemini säilinud. See sõltus väga sellest, missuguses pinnases nad olid. Liiva sees olid hästi säilinud, aga seal laeva põhja poole läks pinnas selliseks väga plögaseks. Muide see luustik, kelle kaenlaalda pea oli, see luustik oli ka kohati oli. See õlavarreluu oli väga hästi säilinud, aga kolju ja need, mis olid madalamal, käsi oli tal sinna üles parda ääre peale nii-öelda pandud. Ühesõnaga seal selle plöga sees lihtsalt ei ole, ilmselt seal tekivad laipade lagunemisest, tekib hapeline keskkond ja see närib orgaanika läbi lihtsalt. Vot. Nii, meil järgmine oli. Nii, siin on siis teise 5. koera asukoht veel täpsemalt näidatud. Siin on 3. ja 4. koer siis, kuidas need käpad, see tähendab tegelikult selle, siin olid need sääreluud ja pöialuud, see koer on väga huvitavas asendis üldse maetud, see tähendab, ma ei ole kunagi näinud, et ühel koeraluustik saab olla sellises asendis, et tal on tagakäpad täpselt paralleelselt kõrvuti. See koer nagu oleks olnud selili maetud nagu need inimloodki. See oli täiesti sürrealistlik pilt oli see. Kas need käpad olid nüüd kinni seotud? Või mismoodi, mis asjaoludel nad niimoodi sellises asendis olid, ei tea. Kuskil kirjandusest ma nägin, kuskil Hollandis on ka üks selline väljasirutatud käpadega, kellel tõesti olid need käpad täiesti paralleelselt. Nii, siin on üks lõualuu fragment. No tinglikult ma loen selle 3. koerale kuuluvaks, aga päris kindel ma ei või olla. Sest siin oli veel igasuguseid koljufragmente, oli teisi luid, tegelikult see koeraluude kogumid tulid siit enam-vähem niimoodi üle kogu selle ala, muide siin oli ka hästi palju mängunuppe. Nii et ühesõnaga, kas need on nüüd 3. koera omad või 4. koera omad, ma ei oska öelda, see on nüüd suhteliselt noor koer vanuses kuskil 1,5–2 aastat, no ütleme sinna 2 lähemale. See 4. koer oli kindlasti üle 6 aasta vana. Ja temast, kusjuures nad on suhteliselt väga sarnased, siin nende luude peal oli 2, vist oli paremat õlavarreluud, täpselt ühesugused, ei saa aru kumba koera oma on. Nii, siin meil tulebki, tuleb küll, aga siit pildi pealt ei näe mitte midagi. Siit pildi pealt ei näe kahjuks praegu mitte midagi, see põhimõtteliselt see koljufragmentide punt oli siin ja ühesõnaga selles pikkuses olid need 2 koeraluud, aga ma arvan, et me seda pilti rohkem ei vaata. Nii, siin on veel neid 3. koera luid ja siin on näha ka need mängunuppe. Nii ja siin on näha täpselt, kuidas need sääred täiesti tihedalt koos olid.
isegi pigem niimoodi pisut sissepoole pööratud. Nii, nüüd me jõuame siit raiejälgedeni, siin on nüüd veel üks detailvõõte kaevandist tehtud sellest esimese koera selgrollilist ja roidest, kus on raiejäljed näha. Siis esimesel koeral oli raiejälg oli siis reieluul. Siin on detailvõte ka sellest raiejäljest. Miks see on tehtud, see löök ei ole seda reieluud täielikult läbinud, ta on kuskil umbes siiamaani löödud ja edasi on ta lihtsalt murdunud, võimalik, et juba pärast matmist. Mis asjaoludel selline raiejälg kõige tõenäoliselt mõõgaga tehtud, ei oska öelda. Siis siin oli veel üks väike patoloogiline muutus, siin pildil jääb ta nüüd siia tahapoole, siit ei paista, selline luustunud lihaste kinnitumiskoht, mis viitab siis ilmselt ka mingile vigastusele. Nii, koera vasakul esikäpal oli üks varvas ära lõigatud, siin on päris kena lõikejälg. No siin foto pealt jälle, ta on nii väikesed asjad, et nad ei ole just väga fotogeenilised. Nii. Siis oli materjalis veel, see nüüd kuulub kõige tõenäolisemalt kas teisele või 5. koerale, päris kindel ei või olla, üks abaluu katke, millel on raiejälg. Siis on ühe koera, kelle puhul jälle ei oska öelda, kes täpselt, kodarluu ja küünarluu on ka segatud kihtidest. Siin on raiejälg, ühesõnaga eest tahapoole löödud põhimõtteliselt. Ja siis see on nüüd kas 3. või 4. koera paremini säilinud õlavarreluu. Sellel on siin õlavarreluu peal selline väike, kõige tõenäolisemalt noajälg. Jälle nülgimisega ma ei julgeks sellist jälge seostada. Miks, kas on võimalik, ma ei tea, kas mõõga otsaga saab sellist teha? Põhimõtteliselt küll. Noh, oletame näiteks, et see koer tuli larinal peale ja keegi lükkas, no ei, noh, jah, ma ei näe küll mingit põhjust, miks teda söömisega peaks niimoodi olema. Nii et seda ma ei oska tõesti interpreteerida, miks tema, mis asjaoludel ta seal on, aga seal ta igatahes on, nii et rohkem mul vist neid. Jah. Nii tähendab raiejälgede kohta, et me jõuame kohe patoloogiateni. Raiejälgede kohta ma ütlen veel nii palju, et tegelikult lahtiste luude hulgas oli veel mitmeid koerte roidefragmente, millel oli ka raiejälgi, nii et ilmselt tundub, et seal oli ikkagi kombeks selgroog neil läbi raiuda. Üks lihtsamaid mooduseid koera tapmiseks. Kahjuks esimesel koeral ei ole kaelalülid korralikult säilinud, et kas on nagu pead ka maha nüsitud, seda ma ei oska öelda. Nii, siin on nüüd esimese koera sääreluud ja pindluud ja patoloogiana võib siin ära näidata, siin on normaalselt on koeral, eks ole, sääreluu ja pindluu on eraldi, see pindluu on siin fragmentidena säilinud, aga tema vasakul tagakäpal on sääreluu ja pindluu siit sellest kohast liitunud. Ja. Igal juhul lasin igaks juhuks Reedal ka röntgeni pildi teha sellest, et kas on näha siin selles piirkonnas mingisuguseid vigastuse jälgi, mingeid muutusi ei ole nagu näha, aga üldiselt see on suhteliselt tavaline anomaalia koeraluude puhul. Vahel arvatakse, et see on vigastustest tekkinud, vahel arvatakse, et see on mingitel muudel asjaoludel
on need luud kokku kasvanud, no seal on selline väike membraan vahel, see lihtsalt luustub ja selle tõttu ta kasvab kokku. Nii et noh, koera ennast see ilmselt väga oluliselt ei pruukinud häirida. Selline. Nii, aga kõige huvitavam patoloogia oli see nii-öelda 3. koera alalõualuu. Nii, ja mis siin huvitavat on? Huvitav on see hammas. Selline koonuse kujuline hammas. Pärast tuleb mul neid koerte lõualuude pilte veel, siis on näha, millised nad. No, põhimõtteliselt näevad nad üldiselt enam-vähem sellised kõik välja. Ja vähe sellest, et tal on see koonusele kujuline 4 purihammas, on tal ka sellel teisel eespurihambal on juured liitunud. Ja mõningase otsimise peale selgus, et see asi võiks viidata sellisele geneetilisele veale nagu X-liiteline hüpohidrootiline ektodermaaldysplaasia. Väga keeruline. Esiteks seda ei esine muide ka inimestel, täpselt samasugused koonilised hambad, pidi ka hiirtel esinema, ühtegi koonuse kujulist hiirehammast ma kahjuks näinud ei ole isegi mitte pildi peal. Ja mis nende selliste koerte puhul veel võib olla, nad võivad olla laiguti ilma karvadeta, nad võivad olla, kuna ta on X-liiteline, siis isastel koertel väljendub ta rohkem, tavaliselt võivad olla pea pealt täiesti karvutud. Nii et noh, iseenesest võis ta olla selles suhtes, kui pisut eriline ja väga väärtuslik loom. See ei ole nüüd päris täpselt see asi, mis on nendel Mehhiko ja Peruu ja nendel karvututel koertel. See siin on retsessiivne tunnus, nendel on see dominantne tunnus. Nii, siin on 3. koera üks varbalüli, halvasti paranenud luumurruga, võimalik, et mingi torke jälg. Nii, ja siin on nüüd kõik leitud koerte lõualuud. Noh, tavaliselt alati küsitakse, aga missugused need koerad välja võisid näha. No kahjuks meil koljusid ei ole, ainult lõualuude põhjal on väga raske öelda, missugused nad välja võisid näha. No tegelikult see 3. on nüüd suhteliselt selline pikk ja elegantsem, see nüüd võiks kuuluda mingile hurttüüpi koerale, muide sellist anomaaliat pidi tänapäeval ka vipetitel esinema. Nende ülejäänute kohta, need esimese koera omad on suhteliselt massiivsed, nad ei ole mul siin nüüd vist päris õiges skaalas ka kõik. Esimese koera omad on suhteliselt massiivsed, samal ajal ülejäänud luud tal nagu väga massiivsed ei olnud. Nii et noh, on väga-väga raske öelda, turjakõrgusteni ma kohe jõuan ka. Nii, ja see on nüüd see oletatav 4. koer, see on neist nüüd kõige vanem isend, tema vanus võib olla kuskil üle 6 aasta, kuna tal on siit see kihv juba kulunud, tal on muide kihva tipp murdunud, servad on ümaraks kulunud, nii et see on suhteliselt vana murdunud ja juurega kanal on lahti olnud, nii et ilmselt võis tal natukene valus olla. Esimese koera vanus on kuskil hammaste järgi oli raske öelda, kuna email on halvasti säilinud, aga puusaluude järgi öeldes võib öelda, et ta on kuskil 2 ja 6 aasta vahel, sest see puusaliitus ei ole tal veel liitunud täielikult. Ja teine ja 5. koer, nendest nüüd üks peab olema suhteliselt noor, kellel on osade toruluude epifüüsid ka lahti, ma pigem arvan, et see on 5. koer. Ja teine on siis ka selline noor täiskasvanud koer, hambad on suhteliselt väga heas seisus. Nii, turjakõrgust sai siis arvutada tervelt säilinud toruluude põhjal, antud materjalis tuli üldjuhul kõne alla tulid ainult
sääreluud ja siis pöialuud. No need luud, mis juba väga on. Ühesõnaga erinevate luude mõõtmete põhjal tulid need turjakõrgused. No esimene koer võib olla kuskil niimoodi 66–69 sentimeetrit. Kolmas koer võib olla siis seal kuskil, noh enam-vähem sama. Ja siis see 6. koer, sellelt tuli üks igavene suur kolakas sääreluu tervelt säilinud. Tema tundub siis natukene kõrgem olevat. Nii, kehamassi arvutamine miski pärast kõige paremaid tulemusi ei andnud. Ma ei tea, kas on küsimus selles, et materjal on halvasti säilinud, kas ma ei suutnud mõõtmismetoodikat päris täpselt järgida või oli seal mingid muud probleemid erinevate luude ja nende proportsioonide alusel kuidagi need miinimumid ja maksimumid tulevad ikkagi väga suur erinevus tuleb. Et ma nagu, ma näen 3 minutit 49 sekundit näitab seal. Nii, ühesõnaga mingitel põhjustel tulevad need erinevused väga suured, noh, kas me nüüd võime seda keskmist enam-vähem uskuda? Turjakõrguste järgi teoreetiliselt isegi võiks seda keskmist tegelikult enam-vähem uskuda. Nii, ja paraku nende lõualuude, põhiliselt hammaste põhjal ei tulnud see pilt sugugi mitte oluliselt parem. Jällegi väga suured vahed tulevad kohad, mingid sellised 10 kilosed, noh eriti jabur variant on näiteks see siin, eks ole. Nii et seda ma ei oska öelda, miks need metodid ei tööta siin antud materjali peal. Aga võib-olla tuleks valida mingi üks asi ja selle järgi teha, saad ühe numbri ja ongi korras. Nii, ja mul on kuri kahtlus, et see oli äkki viimane slaid, seda te olete juba näinud. Aitäh! Kas praegusel hetkel on meil küsimusi? Ma küsiks seda, et kas Marika, sinu küsimus seoses selle ühe koeraga sai nüüd vastuse? Selge. Oota Marika, aga mis sul selgusetuks jääb? Oota. Nii, mis sul selgusetuks jääb? Arutame selle asja ära, näed, meil on siin kilp, võtame, et see on siin. Et minu küsimus oli, kuna ma ei olnud näinud neid joonisi, sa absoluutselt veenad mind, et see koer on varasem, et see pole hilisem matus, absoluutselt. Ja. Aga ma ei näe, kuidas see koer tõestab, et kõik matused Salme teises laevas on samaaegsed. Ma seda lihtsalt ei näe seda enam, et need luud, mis seal selle koera läheduses on, vähemalt pildi järgi otsustades ei ole üldse nagu kõik säilinudki, et need on nagu hüpoteetiliselt rohkem. Aga koer ei ole ka selles piirkonnas kõik säilinud. Ja teine küsimus. Aga sa ei saa tõestada ja asja, kui sul seda ei ole. Ma korra segin vahele, kuna meil samal ajal tõlgid teevad rasket tööd, siis oleks väga hea, kui te räägite niimoodi, ükshaaval, üks lõpetab ära, väike hingetõmbepaus ja siis hakkab teine rääkima, siis saavad kuulajad aru, kes mida räägib. Nii, mul on see. Nii, see tähendab, kuna see koer oli nii, tagumik oli siin kilbi peal, saba tuli siit üle kilbikupla. Nii, ta tuli siit alla. Kui oleks see saba osa pikemat aega matusest välja jäänud, see koht pidi olema praktiliselt kohe kaetud. Siis kajakad oleksid selle sabas ära. Kohe kaetud. See ühesõnaga sellisel juhul, kui sa tahad väita, et sinna oleks keegi juurde maetud, siis pidi
kuidagi pidi seda liiva sealt pealt vahepeal ära võtma ja siis teisi matma. Aga kas ma sain õieti aru, et see koer oli nagu parda selle kalde peal, eks ole? See koer oli selle kalde peal olid ka ühe luustiku jalad. See koera rinnakorv oli vastu selle luustiku labajalgasid. Ma võin sellest ma ei ütlegi, et seda koera sinna eraldi pidi matma. Eks ta ikka mõnede muude luustikuga koos maeti. Nii. Aga kuidas see tõestab, et need luustikud kõik 32 matust on üheaegsed? No see tähendab, selge on see, et selle koera saba osa pidi olema ja see tagumine ots pidi olema kaetud vahetult pärast matmist. Sellega sa oled nõus, eks? Oled ju näinud, mis juhtub mingisuguse, minugi poolest surnud kajakaga, kui ta vedelema jääb. Tulevad nokivad teised ära. Selle koeraga on täpselt sama lugu. Ja loomulikult see koer ei välista seda, et kuskil, teoreetiliselt, et kuskil diagonaalis teisel pool laeva oleks võinud mõni hiljem maetud olla. Tead, ma ei tea, see läheb väga pikaks ja keeruliseks. Minu arust on siin igasuguseid võimalusi, kuidas võiks ka tõlgendada, et see koer oligi kaetud. Ja ma ütleks, et mina näen pigem ohtu selles, et see kõikide matuste üheaegsus teatavasti hüüti Eesti meedias välja juba enne kaevamist asumist. Täpselt samade meetoditega või väga hästi näete ka seda, et eriaegsed. See tähendab, et ma ju ei tea, äkki on teil õigus, aga ma ei näe siin tõestust, ausalt. Okei. Mind ei suuda see ümber veenda. Ja üks kommentaar siis veel Raili Alme poolt. Ja Liinale hoopis üks küsimus, et ma vaatasin, et koerad on päris suured. On. Et kui me vaatame, tänapäeval on nii palju koeri, et mis koerad need võisid olla? Üks oli hurda moodi, aga need teised, need on päris massiivsed. No vaat... Kui neil on väga suured väga julgelt öeldakse, see oli hurda moodi, see oli Karjala karukoera moodi, aga mind ei veena see ainult mõõtmete põhjal ütlemine. See tähendab, selleks mul peaks olema nende tänapäevaste tõugude luud, täpsed luude mõõtmed. See, et ma turja kõrgus ja isegi kui ma keha pikkus oleks saanud ka võtta, kahjuks ei olnud meil korralikult säilinud puusaluid, mind see ei veena. Mind see ei veena absoluutselt. Ma lihtsalt ütlen ühe kommentaari, et vaata sa mainisid korra seal, et sellel esimesel koeral on hästi suured hambad. Oli nii või? Olid. Aga millistele tõugudel on nagu suhteliselt suuremad hambad omased? Ma lihtsalt jäin seda korra mõtlema. Et me võime pärast arutada. Üldiselt koertega on, laias laastus on see, et proportsionaalselt, mida väiksem koer, seda suuremad hambad. Tead, ma ei ole nüüd tõesti hakanud läbi lappama, kuskil peab mingi kirjandus olema, kus on need hammaste ja need mõõtmed olemas. Aga mingi tõugu nad toona ei saanud ikkagi olla. Sest tõugu toona ei olnud. Ma lihtsalt tahtsin, et see tooks mingi suuruse võrdluse. Kuskil 60-70 sentimeetrit. Dobermann on selles suuruses. Saksa lambakoer on selles suuruses, eks ole. Need on kõik need sellised üle põlve. Emase dogi miinimumkõrgus on 72 sentimeetrit. Nii väikest ma küll vist ei ole näinud. Et seal oleks vaja ka rohkem neid kehaproportsioone ja üldiselt arvatakse, et nad on ikkagi sellise švits tüüpi. Kui on koljud ka, siis on natukene lihtsam selle kolju profiili järgi, selle kraniomeetri järgi kindlaks teha, aga nende selliste toruluude põhjal. Ja sellel esimesel olid suhteliselt massiivsed lõualuud, aga samal ajal sääreluude indeksid ei olnud mitte midagi erilist. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Apologies if I missed the inference. When you say there's a sword cut or a cut to the spine, is that a killing blow or is that a disabling blow? Yes, I think that it is a killing blow. Yeah, so they wouldn't have had to finish it off in the
further back. Et ma olen olnud meremees Atlandi ookeanil, siis ma tean, milline lemmik on laevakoer. Aga mis funktsiooni täitsid viikingi laevades koerad? Aitäh! Eks nad võisid olla jahikoerad, nad võisid olla valvekoerad, kuna ma ei tea palju seal neil, kuidas neil see söögiga varustatus oli, küllap nad rottega püüdsid, nagu laevakoerad kipuvad seda tegema. Aga ja eks nad olid lihtsalt luksusasi, täpselt nii nagu need jahikullid, eks ole. Sest keegi ei tea, keegi ei tea ju, mis asjaoludel see seltskond sinna parasjagu seilas ja miks neil selline kraam kaasas oli, koerad, kullid. Ei oska öelda. Nii, aga siis me täname nii Liinat kui Marget ja Alarit ja nemad saavad samuti endale Knefatafli komplekti